5. peatükk. Gagarin käib kosmoses. Nagu mäletate, lõppes minu mälestust eelmine peatükk sellega, et tolmuimeja imes endasse marssal Voroshilovi ning lendas Sputnikuna kosmosesse. Hruštšovile tegi see esialgu palju nalja. Kuid pärast, kui ta oli tapnud paksu sea ja tolle lihapraadis, mõtles Hruštšov sündinu üle järele ning tema nägu muutus morniks. Ütles ta. Kas see tähendab seda, et Voroshilov enam tagasi ei tulegi? Nii pole õiglane. Mul on marssalit väga vaja. Kes kurat selle tolmuimeja valmis vusserdas? Tooge Sahharov siia. Akadeemik Sahharov tuligi, tillukesed näpid prillid ninal. Sina õmblesid tolmuimele lofi, vastik Martikas, käratas Hruštšov. Ja see imes mu marssali sisse. Kes mul nüüd paraadidel hobuse seljas ratsutama hakkab? Istud ise konsadulasse või? Ma olen teadlane, pomises Sahharov. Ma ei oska ratsutada. Hruštšov paukus edasi. Muudkui ehitab, tolmuimeja. Kas Vene talupoegadel olid tolmuimejad? Kas Tenka Razin imes tolmu? Hõissa hüüdis ta, kargas hobuse selga ning jõutas tuulispasana mööda steppe. Siis ei elanud ilmas mitte tolmuimejad, vaid väkilased, kurat, sind võtaks igavene tolmu Sahharov, kao mu silmist. Sahharov läks koju, nagu oleks puuga pähe saanud, kleepis ette valevuntsid, siirdas pöidlale reie nahka, et teda sõrmejälgede järgi tabada ei saaks ning hakkas dissidendiks. Hruštšov aga kamandas enda juurde Käbini. Sina, Käbin, oled haritud mees, ütles ta. Õpeta mind nüüd, kuidas ma Voroshilovi tagasi saan? Tuleb talle keegi järele saata, andis Käbin nõu. On teil veel neid tolmuimejaid, seltsimees Hruštšov? Mul on neid nagu lehmal sitta, ohkas Hruštšov. Arvad, et keegi põrutab Voroshilovile järele ja toob ta alla. Hea mõte. Aga keda saata, mõtiskles Käbin. Selliste asjade jaoks on meil oma mees, muheles Hruštšov. Tooge Gagarin siia. Gagarin tuli marsisammul. Nüüd lendad kosmosesse ja tood Voroshilovi tagasi, seletas Hruštšov. Presiidiumil on ikka esimest vaja. Pandigi Gagarin tolmuimejasse ning lasti õhku. Lendas Gagarin ja korraga silmas Voroshilovit. Too istus kuu peal ning talle olid pähe kasvanud sarved. Seltsimees Voroshilov, tulge alla, karjus Gagarin. Pi, piuksus Voroshilov, kes oli juba ufoks muutunud. Fi. Seltsimees, no mis juttu te ajate, hüüdis Gagarin nutumaik suus. Tulge ometi maa peale tagasi. Kästi öelda. Te olete kodusõja kangelane, aga istute kuu peal, kannate sarvi. Püü, justkui mingi vana tühi. Voroshilov ei vastanud midagi. Pilgutas ainult oma 7 silma ja lendas vurinal minema. Gagarin tuli kõrvad lontis tagasi Kremlisse. See oli ameeriklasi ja ajakirjanikke paksult täis. Palju õnne, härra Gagarin, õnnitlesid nad. Te olete esimene inimene, kes käis kosmoses. Jätke mind rahule, mul on süda muret täis. Voroshilov on mingisuguseks heinaritsikaks muutunud. Kas mu hing seda valu välja kannatab, ei tea, tõrjus Gagarin jänkisid. Lubage mind, ma lähen Hruštšovi juurde. Ameeriklased ja ajakirjanikud aga ei kuulanud, naersid vahet pidamata ning surusid kõigil kätt. Toreda supi oled meile keetnud, Juuri, turtsus Hruštšov. Terve Kreml on ameeriklasi täis. Näe, mul kanakene, mustjalg nimi, munes nurka muna. Aga ameeriklane kuradi elevant astus peal ja tallas puruks. Ma ütlen, Gromõko, vii nad siit minema. Las vaatavad mõnda hüdroelektrijaama. Gromõko kogus ameeriklased ja ajakirjanikud kokku ja meelitas Kremlist välja. Hruštšov hingas kergendatult. Nüüd tuleb otsida presiidiumile uus esimees, teatas ta. See peab olema soliidne inimene. Soovitatavalt härja nägu. Härg on vajalik loom. Kui hea on temaga künda. Asutigi üle kogu Venemaa härja näoga inimest otsima. Ei leitud kedagi. Viimaks tõi üks pirukamüüja Suslovile sõna, et kusagil Moldaavias kanajalgadega majakeses elab mees, kes on härja nägu, mis härja nägu. Sõidame vaatame, arvas Hruštšov, kui talle pirukamüüjast oli räägitud. Pirukamüüjad võivad ka valetada.
Kord üks tatarlane müüs mulle kapsapiruka asemel sibulapiruka. Petis mees oli. Pärast kasvas tema valelik keel hauast välja ja mina raiusin selle maha. Vastik sibulapirukas oli, väga vastik. Roniti helikopterisse ja lennati Moldaaviasse. Esimene asi, mida Hruštšov maandudes nägi, oli kanajalgadega onn, sellest tuli välja tugev noor mees härja näoga. Hruštšovile hakkas ta kohe meeldima. Tere, hea inimene, ütles ta. Kuidas su nimi on? Brežnev on mu nimi, vastas mees. Miks su majal kana koivad all on, päris Hruštšov? Kes seda teab, vastas Brežnev arukalt. Hruštšov noogutas. Sa paistad vahva sell olevat. Tahad? Tule minu juurde tööle. Panen su presiidiumi esimeheks. Endine esimees näe punus kosmosesse. Tal nurjatul on nüüd 7 silma. Vai nii, imestas Brežnev. Nad võtsid Hruštšoviga kätest kinni ja läksid helikopterisse.